Hea kuulaja, palun toeta Bitcoin Eesti podcasti valmimist. Lisainfo selleks leiad episoodi kirjeldusest. Tere! Bitcoin Eesti podcast jälle teie ees ja täna on episood number 26 ja me tulime Silveriga just jälle Tallinna ja kutsusime endale külla sellise härra nagu Roman German. Tere, Roman! Tere, tere! Ma olen paar korda Romani artikleid näinud massimeedias, kuskil olen natukene lugenud ja siis mul kuskilt aju tagant tuli siuke nimi meelde, et okei, siuke vend oli vist, et kutsuks külla ja kutsuks rääkima ja nüüd siin ta on. Aga ma lasen talle ise ennast tutvustada, et räägi, kes sa oled, kust sa tuled. Ma olen Roman. Võib-olla siis alustaks sellest, et kuidas ma krüptomaailmaga olen kokku puutunud. Et mu teekond algas siis 2012 aastal, et töötasin tollase nimega EMT-s, tänase nimega Telias. Ja sellel hetkel see EMT-st ei olnud veel Telia saanud, ma ütleksin, oli selline Eesti tehnoloogia liider telekomi maailmas ja siis meil töötas seal palju väga tarku inimesi ja siis üks töökaaslane mainis tööl, siis tal oli üks server seal kontoris laua all, mainis Bitcoini, et see oli esimest korda, kui ma sain teada, et niisugune asi on olemas nagu Bitcoin ja kuna ma olen selline, mind huvitavad erinevad tehnoloogiad ja tehnoloogiatrendid ja nii edasi, siis ma hakkasin rohkem uurima selle kohta ja siis ma otsustasin, et ma võtsin iga kuu siis oma palgast 25 eurot ja ma hakkasin Bitcoini ostma. Et tol ajal üks Bitcoin oli umbes 7-8 eurot ja ma ei tea, tol hetkel pigem mind huvitas see tehnoloogia pool, mul ei olnudki seda aimdust, et ma võin nagu neid Bitcoin ostes kuidagi rikkaks saada või finantsvabadust saavutada või midagi sellist, et pigem ma mõtlesin, et tulevikus kõik hakkavad kasutama krüptorahasid, mõtlesin, et kui me oleme aastas 2025, et kui ma lähen kohvikusse või tahan Coca-Colat osta, et siis ma maksan Bitcoiniga, et see oli minu nägemus 2012 aastal. Ma läheks korra tagasi, ennast huvitab, et mis ametit sa pidasid üldse seal või mis ametit sa täna pead näiteks? Jah, tol ajal ma olin eksporditeenuste juht, et EMT-l oli siis selline teenus, mille nimi oli Travel SIM, et kui sa läksid kuskile välismaale, et siis sa said odavamalt helistada, et tol hetkel vist ei olnud veel neid roamingu regulatsioone Euroopa Liidus, et kui sa läksid teise riiki, siis oli hästi kallis helistada, aga oli siis niisugune spetsiaalne SIM-kaart välja mõeldud, millega helistades tasud olid oluliselt odavamad ja siis ma olin selle toote ekspordijuht. Okei. Et ärivaldkonnas pigem siis kogu aeg on? Pigem ärivaldkonnas, jah, aga mu taust on selline võib-olla, et kui veel rohkem tagasi minna lapsepõlve, siis ma olin see nagu IT-vend, ütleme, et kõikide inimeste arvuti mured lahendasin ära ja aitasin kogu suguvõsa ja kõiki inimesi koolis ja nii edasi nagu IT-asjadega, et ma hakkasin seal mingi programmeerima esimest korda 6-7 aastaselt. Et ma olen ka informaatika eriala ülikoolis lõpetanud. Aga ma olen nagu teadlikult valinud, et ma ei ole see tüüp, kes programmeerib, vaid pigem ma olen see inimene, kes ütleb siis programmeerijatele, mida nad peavad tegema, et oma praeguses elus ma siis olen ühes rahvusvahelises ettevõttes, mis tegeleb krüpto ja online kasiinodega ja ma olen siis CPO, Chief Product Officer, ehk et ma ütlengi siis, et mis tooteid on vaja arendada ja siis hoolitsen selle eest, et oleks siis arendustiimid olemas, oleks, ma ei tea, disainerid olemas, oleks kõik olemas, mis on vaja, et neid tooteid seal ehitada. Okei. Ütleme, Bitcoini juurde nüüd tagasi tulles, ise ei kaevandanud siis tollel ajal, lihtsalt ostsid? Ise ei kaevandanud, kusjuures ma eksperimenteerisin erinevate asjadega, et mul oli üks veebilehekülg, kus käis mingi 20 000 inimest päevas ja tol ajal on ju kaevandamine oli nii lihtne, et sa said oma arvutiga ka seda kaevandada. Ja siis ma testisin niisuguse asjaga, et see kodulehekülg jooksis WordPressi peale, et sinna sai siis plugini panna, et kui keegi tuli sinu koduleheküljele, siis tema arvutis nagu jooksutati seda miningut ehk põhimõtteliselt sinu külastajad mainisid sulle Bitcoine. Et võib-olla see oli ka esimene kord, kui ma mõtlen, et kus ma sain nagu ise petta selles mõttes, et ma lahedalt siis logisin sisse oma sinna koduka sinna admin liidesesse ja vaatasin, et olen nii palju teeninud ja naa palju. Et summad olid muidugi väga väiksed, et ma ei teinud seda raha pärast, et huvi pärast, et näha, et kuidas see kõik töötab.
ma arvan, et võib-olla see oli, et ma teenisin seal paar Bitcoini, mis tollases rahas on ju ei olnud nagu mitte midagi väärt, aga siis, kui ma läksin sinna, et seda nagu withdraw ida, et siis tuli mingi error on ju, siis selle peale ma guugeldasin seda plugini ja siis sain internetis teada, et noh, et selle plugini looja oli teinud mingi skämmi, et ta nagu kaevandas ise endale, mitte teistele, et tol hetkel ma ei teadnud veel mitte midagi, mis asi on mingi non-custodial või custodial wallet'id ja nii edasi. Ehk et siis ma lihtsalt nagu eksperimenteerisin nende asjadega. Väga huvitav. Ma olen ka kuulnud, et niimoodi on võimalik teha, paned teise inimese nagu kaevandama, aga see on pigem nagu arvutiviiruste maailm vist olnud. Ja ma arvan, et tol hetkel võib-olla see kontseptsioon veel puudus, et see on nagu negatiivne asi, mida nagu teha, aga tänapäeval, ma arvan siis aastaid hiljem oli mingid, ma ei mäleta enam, mis nende krüptorahade nimed olid, mida siis oligi nagu viirustega nakatati inimeste arvuteid ja siis kaevandati neid. Et nüüd on, ma arvan, enam ei teeks niimoodi, et ütleme niimoodi, et isegi kui oleks tehniliselt võimalik. Jah, ma ei tea, kas see tehniliselt enam ei ole siis võimalik, sest minu arvates äkki seal veel 2017 paiku oli ka seda teemat, et näiteks osadel veebilehtedel jooksutati mingid pluginat, et oligi, kui sa lähed sinna veebilehele, et siis hakati kohe kaevandama sinu ressurssidega. Ja see on tehniliselt kindlasti veel võimalik, aga see tasuvus on nii imeväikest seal see. Ma ei ole ka kuulnud üleammu, et keegi seda teeks. See difficulty on nii suur, et tavaarvutite protsessorid ei sobi ju Bitcoini kaevandamiseks, et seda ei ole mõtet teha. Võib-olla mingite teiste krüptorahadega. Ja siis just eile sattusin YouTube'is ühe shorti selle video peale, kus üks tüüp rääkis ka, ta on nagu selline, kutsub ennast eetiline häkker, ehk siis nagu et ta teeb nagu oma et tal on hästi palju teadmisi häkkimisest ja kõigest sellest ja kunagi ta tegi ka natuke nagu nii-öelda kuritahtlikult seda, aga nüüd ta siis pigem aitab nagu seadusandjad ja kõik, et igasugu kriminaale püüda ja pedofiile ja nii edasi ja siis ta rääkis, et ta kunagi tegi ka nii, et ta tegigi mingisuguse trooja ja siis nakatas sellega mingid 1000 arvuteid ja siis need teiste arvuteid kasutas Bitcoini kaevandamiseks. et oligi, et kui inimene ise oli arvuti juures, et siis kasutati kuskil 20% võimsusest ainult kaevandamiseks, aga nii kui inimene arvuti juurest ära läks, nii pandi 100% huugama nii videokaart ja prose ja kaevandati kõike, nagu mida sai. Et ütles, et oli ka ikkagi päris korraliku hulga krüptot niimoodi kokku kaevandanud, aga ma ei mäleta, mis ta lõpuks sellega tegi, vist annetas ära selle kuskile või mingi klõps käis peast läbi, et nagu ei ole päris õige tegu, et aga jah, siukseid asju on ikka tehtud nagu. Aga ütleme nagu, oleme siin tehnoloogiast veits rääkinud, aga mida sa ise muidu Bitcoini juures kõige rohkem nagu jälgid, kui sa näiteks tänapäeval, ma ei tea, kas sa vaatad nagu kaevandamise hash rate'i või vaatad sa, ma ei tea, nodesid, vaatad sa hinda, graafikuid, mis sulle endale nagu kõige rohkem paelu on selle teema juures praegu või näiteks kasutuselevõtu graafikud, et kus riikides kasutatakse või nii edasi? Ma arvan, et on ju põhimõtteliselt vist on 2 sorti inimesi maailmas, ühed, kui nad omavad Bitcoini, kes vaatavad selle Bitcoini hinda 20 korda päevas ja teised, keda see hind väga palju ei huvita, et ma olen nagu aastaid olnud see inimene, et ma ei tea, mis Bitcoini hind on, kui keegi teine küsib mu käest, kuule, mis nüüd juhtus nagu, et siis ma lähen vaatan, tõesti tõusis 20% või langes 30%, et ma seda hinda nagu väga pikalt ei teadnud ja see nagu mind ei mõjutanud, mind öösel magan rahulikult on ju, kui hind kukub 50%, et ei ole nagu hullu, aga nüüd eelmisel aastal või millegi ma ostsin endale siukse väikese nagu tikkeri, siuke väikene ekraan on, et mul on arvuti kõrval, et ma näen kogu aeg seda hinda, et nüüd ma olen nagu niimoodi, et hommikul ärkan üles, siis ma esimese asjana lähen vaatan seda hinda, et nagu huvitav on, et kui on, ütleme, ma ei tea, rohkem kui mingi 5% muutused, siis ma ikka tavaliselt guugeldan ka ja vaatan, et mis see seda nagu mõjutas, aga jah, et mis ma nagu hindan või mida ma siis jälgin, on ju, ütlen, et hinda ma tavaliselt ei ole jälginud, nüüd olen hakanud jälgima, aga ma pigem nagu olen sellise hästi pika vaatega inimene, et praeguse seisuga ma olen alates 2017 aastast need Bitcoinid, mis mul on, ma olen kogu aeg nagu juurde ostnud, ma pole kordagi müünud, et ma olen selle nagu ütleme maailmavaatega, et kui ma kõikidest nendest peaksin ilma jääma, mis mul on, ega mu elus midagi ei muutuks, et ma säilitaksin oma senise elu kvaliteedi. Ja ütleme, suures plaanis mind huvitab on ju see tehnoloogia, see matemaatika seal taga, see, et neid ei saa juurde tekitada ja kõik see, et ma usun sellesse on ju nii palju, et mul ei ole vaja
mul ei ole vaja nagu igapäevaselt sellega tegeleda, et ma pigem võib-olla kui sa mõtled nagu trader versus investor, et siis ma olen nagu hästi seal investori poolel kaldu, et ma olen ise, kui veel nagu noorusesse tagasi minna, et kunagi, kui veel krüptot olemaski olnud, et see oli, ma just vaatasin, et millal oli Tallinki IPO, et see oli 2006 aasta lõpus vist oli, või 2005 aasta lõpus, igastahes, et siis tol hetkel ma alustasin nende aktsiate ostmisega ja kauplesin, ütleme, Tallinna börsil päris aktiivselt, ma arvan, ma teadsin nagu enamustest Eesti ettevõtetest kõik, mis nagu toimus, iga päev logisin sisse, panin ostuordereid, müügiordereid, tegin nagu niisugust, ütleme, enam-vähem nagu treidimist ja ma arvan, mul läks päris hästi, aga siis, mida ma tähele panin, et mis juhtus nagu mu elus, mis selle muudatuse tõi, et minu isa, keda ma ise nagu pean väga mitte, et tal puuduvad nagu finantsteadmised, on ju, tema osales siis selles Tallinki IPO-s ja ostis, on ju, ja siis aasta aega hiljem pank saatis talle nagu selle aasta mingi statemendi ja kokkuvõte, et kui palju sa nagu teenisid, et vahepeal siis peale seda IPO-t hind tõusis ja siis ma nagu vaatasin, et mina, kes ma iga päev nagu tegelesin aktsiate ja värkidega, et ma teenisin aastaga vähem raha kui mu isa, kes mitte midagi ei tea nendest, on ju, ta põhimõtteliselt ostis ühe korra ja hoidis ja siis võrdlesin nagu meie aasta tulemusi, ma sain aru, et okei, et oma arust nagu hullult palju pingutasin, sain nagu olin hullult tark, aga ikkagi teenisin nagu palju vähem kui keegi, kes mitte midagi ei tea ja nagu tegi ainult ühe liigutuse. Et peale seda ma siis nagu kuidagi psühholoogiliselt, ma arvan, nagu switchisin, et mis sa siin ikka nagu tõmbled, et parem tegele teiste asjadega ja siis jää kindlaks enda sellele mingile vaatele ja siis osta ja hoia, et see on minu vaade praegu. See sobib enamusele inimesele kindlasti, no ütleme 99% inimestele. Ma olen ka mingi periood üritasin nagu õppida seda treidimist ja kõike seda kauplemist ja üritasin igat moodi teha, aga ikkagi ainult kaotasin. Ja minu arust ma käin nagu vahest kuskil esinemas ka, et kutsutakse mingitesse ülikoolidesse või nii edasi, et peamine küsimus ongi, mida ma ütleksin, õpilased ja tudengid küsivad, et kuidas siis nagu treidida ja kuidas nagu et kuidas, ma arvan, et kõik tahavad saada kiiresti rikkaks, aga keegi tegelikult ei mõtle, et mida see treidimine nagu päriselt tähendab, et kas sa tahad istuda hommikust õhtuni 12 tundi arvuti taga ja kogu aeg nagu jälgida neid uudiseid, vaadata kogu aeg midagi nagu seal teha või sa tahad, ma ei tea, tegele oma hobidega, teiste asjadega, mis sind nagu harjuvad või paremaks inimeseks teevad ja samal ajal ka võib-olla rikkamaks saada, et kumba sa nagu tahad. Inimesed ei mõtle seda läbi. Ja enamus inimesi saavad niimoodi ikkagi, et nad vaikselt nagu säästavad ja niimoodi ikka saavad seda vara koguda, mitte nii, et üritad, jälgid seda hinnagraafikut ja siis üritad seal mingit tehingut ja kogu aeg lihtsalt vastavalt sellele, kuhu see hind liigub. Ja selles suhtes, et treideriks hakata, sul peab ikkagi vastav kapitali juba olemas olema, mida seal põletada alguses on ja siis millest võib-olla hiljem hakata midagi tootma. Minu puhul käis ka see klõps peast läbi, ma arvan siis, kui ma nagu hakkasin Bitcoini tõsisemalt uurima, et nagu sain ka aru, et nagu, et mul ei ole vaja võimelda seal turul, et ma muidu oli ka lugesin igasugu intelligentne investor, igasugu neid raamatuid ja siis vaatasin neid aktsiaid, hakkasin vaikselt seal isegi USA ettevõtete mingeid finantsaruandeid, asju lugema ja neid numbritesse süübima ja siis loed neid asju ja siis isegi kui sa nagu paberi järgi või teoorias nagu kõik tundub nagu solid on ja et see peaks olema aus asi, mida osta ja et nagu hinna ja kõige suhtes, siis lõpuks teeb turg ikkagi mingi oma lükke ja siis oled jälle jumala punases ja siis jälle kratsid kukalt ja mõtled, mis ma nüüd õigesti või valesti teen ja lõpuks ei saagi aru tegelikult, et mis sa siis lõpuks tegid õigesti või valesti on ju, et siis nagu jah, siis kui ma lõpuks jõudsin ka Bitcoinini selliselt, et nagu alguses ma üritasin mingit altcoin'e asju ka treidida, aga mõtlen, ega nendega ka kaugele jälle jõudnud ja siis oligi lõpuks jõudsin Bitcoini ja siis ma nägin lihtsalt, et nagu ostad, hoiad, osta, hoia ja ära müü ja siis sa näed aastatega, kuidas see väärtus kasvab ja nagu siis sa näed nagu reaalselt hakkab mingi kapital kogunema ka on ju, et nagu siis sain nagu aru, et ei sobi mulle ka see kauplemine ja mõtlen, et tegelikult on see väga väike protsent inimestest, kellele üldse kauplemine sobib elatusallikana näiteks on ju. Ma arvan ka, et parim strateegia on see DCA on ju, mis ta siis eesti keeles on, hinna keskmistamise strateegia. Et et ma ise tegelikult 2017, kui ma sellega alustasin, ma oma tollase tööandjaga, et ma põhimõtteliselt valisingi firma, kuhu ma tööl läksin selle järgi, et otsisin mõnda firmat Eestis, kes tegeleks Bitcoiniga, leidsin ühe firma, õnnestus sinna tööle saada.
aga ma tegin kokkuleppe, et 30% minu palgast ma sain siis igakuiselt Bitcoinides. Siiamaani, ütleme, rahaliselt mu elu parim otsus. Tollel hetkel oli veel 700 eurot, ma mäletan üks Bitcoin. Aga kui ma seda nagu iga kuu siis sain, on ju 30% oma palgast Bitcoinis, põhimõtteliselt see tegi sama välja, kui sa saad oma palga eurodes, aga sa siis ostad 30% neid Bitcoine iga kuu. Põhimõtteliselt ma siis tegin aastaid seda DCA strateegiat ja see kindlasti jah, väga hästi nagu aitab, et kui hind alla läheb, on ju, sa saad sama summa eest rohkem Bitcoine lihtsalt, hind läheb üles, siis oled lihtsalt õnnelik, et sa oled rikkam, et väga hea, ma arvan, soovitaks kõikidele. See on päris hea, kui on siuke ettevõte, kellelt on võimalik niimoodi palka küsida, et sa saad osa Bitcoinis, et siis kaob ka see kiusatus ära, et ma ei tea, võib-olla tekkis mingi uus huvitav särav asi radarile, et mida nüüd järsku tahaks osta, aga siis sul ongi see, et sul palk tuleb euris nii palju ja Bitcoini läheb kohe tuleb Bitcoinis, et siis on nagu kaob see moment ära vahelt, kus sa pead ise seda raha kuskile kandma ja hakkad ostma, on ju, et siis nagu see kindlasti teeb lihtsamaks. Ma küsin teie käest ka, ma tean, et podcast on nagu Bitcoini podcast, aga mis krüptorahasid te veel vaatate või hoiate peale Bitcoini? Ma hoian ühte. Mingi mikrokogused on mingid suvalisi coin, aga ikkagi enam, fookus on ikkagi Bitcoin. Ma hoian ühte, aga ainult sellepärast, et ma ei saa seda müüa. Ma avastasin, mul on mingi P-network või mingi asi oli, mida ma kuskil 2017-2018 mingi mobiiliäpis kaevandasin ja nüüd see lõpuks siis tuli neil mingi mainnet ja asjad, siis selle token hind on seal üle $1 ja mul on seal mingi paar tuhat tokenit kogutud ja siis ma nagu ootan, et kuna ma saaks need kätte ja ära müüa, et võtaks Bitcoini asemele, aga ei, ma juba mitu aastat ei hoia midagi muud, et nagu ei näe pointi lihtsalt nagu, et esiteks ongi, et võib-olla jah, mõtled spekuleerid seal, on ju, et mingid altcoinid teevad seal 100x kuuga enam-vähem ja nii edasi, aga et nendele pihta saada nagu tänapäeval on ikka väga keeruline, et 2017, kui mina hakkasin nagu rohkem tegelema, siis oli lihtsam, siis oli neid coine nii vähe esiteks, on ju, täna tehakse juba iga päev seal mingi 1 miljon coini tuleb juurde, et siis nagu nende seast võimatu leida seda tegelikult, on ju, millega siis võiks teenida ja igasugune, mõtlen, see spekuleerimine ja kauplemine, see pool, nagu ma unustasin selle täielikult ära, siis ma vaatasin nagu lõppkokkuvõttes, et kas ma jään plussi või miinusesse, siis pigem jääbki sinna miinuse või nulli poole, et nagu siis ei ole nagu mõtet asjale. Jah, nende altcoinidega on niimoodi, et minu arust nad on sarnanevad nagu lotole, et see on okei mängida lotot, aga ära kunagi niimoodi soovita kellelgi teisele, et osta kindlalt seda lotot, sa võidad, et Ja see on väga hea paralleel, et ma mäletan aastaid tagasi siin, võib-olla mingi 4 aastat tagasi umbes niimoodi, et kuna ma ise töötasin, on ju siis selles gambling industry's, ma käisin ühel konverentsil ja siis ma mäletan, et seal oli see üks nagu keynote speech ja siis selle esiteks oli siis Evolution, kes on siis maailma kasiinomängude tootmise kõige suurem firma maailmas ja siis nende CPO põhimõtteliselt tegi seda keynote speech ja siis ta ütles, et kes on meie kõige suurem konkurent tänapäeval, ei ole mitte mingid teised need mängutootjad ja kasiinod, vaid on krüptobörsid. Põhimõtteliselt nagu sa ütlesidki, et inimesed siis ostavad neid erinevaid coine justkui, see ongi nagu uus gamblingu formaat põhimõtteliselt, et aastaid tagasi juba ütleme, nemad said sellest aru, et eks me nüüd oleme ka hakanud aru saama, et pigem kõik, kes sellega tegelevad ja nii palju, kui mina tean ka, et ma tean palju, isegi Eestis palju inimesi on ju, kes siis, ma ei tea, paneb 20 eurot, 50 eurot mingitesse erinevatesse coinidesse, aga 99,9% nad kaotavad, ma arvan, et kui nad isegi mõnikord võidavad midagi, siis seda on nagu vähem kui see, mis nad nagu nende teiste kaotustega ära kaotavad. Aga ma ütleks veel seda siis, et kui ma küsisin teie käest, et mis coine te siin hoiate, et siis ma ise ka 90% ma arvan, minu üldse kogu mu elu netovaradest on Bitcoinis. Mul on ka teisi krüptorahasi, aga Bitcoin on nagu kaugelt number 1, et mul on ka Ethereumit päris palju, aga kui ma midagi olen viimase poole aasta jooksul kahetsenud, siis seda, et ma pole maha müünud seda Ethereumit. Kui seda graafikut vaadata Ethereumi hind Bitcoinis, siis nagu midagi ilusat seal vastu ei vaata. Et krüptoturgudel on need, kui oli see eelmine tsükkel, kus see pulliturg oli, siis teooria on selline umbes, et kõigepealt sul on ju raha liigub Bitcoini hind läheb üles ja siis ühel hetkel algab see alt season, kus siis raha
võib-olla läheb Bitcoinist välja, aga läheb sinna altcoinidesse ja siis nende hinnad hakkavad tõusma. Ja ma tean, et kui nüüd see uus tsükkel hakkas, siis kõik ootasid, et see sama asi juhtuks, aga tegelikult seal ei juhtunud, et ainukene, mis siis on nagu suures plaanis oma väärtust väga palju kasvatanud, ongi Bitcoin ja kõik need teised, nagu sa ütlesid, et need altcoinid enamus, et päevas tuleb 1 miljon tükki juurde, võib-olla osad seal kasvavad 10 000%, aga see on nagu 1 päevaks, on ju järgmine päev ta kukub nulli tagasi ja nii edasi, et see alt-season põhimõtteliselt, ma arvan, nagu selles pulliturus on ära kadunud. Et võib-olla neid coin'e on nii palju, et ei ole nagu raha piisavalt, et kõiki neid coin'e nagu üleval hoida. Ta võib tulla ka veel, sest see minu arust nii-öelda see FOMO faas või see hype faas ei ole päris ikkagi kätte jõudnud veel selles tsüklis. Et ma arvan, kui see jõuab, ma arvan küll, et need altcoinid ka hakkavad ikkagi nagu pumpama, sest inimesed, uued inimesed, kes tulevad siia nagu krüptomaailma ostavad, ega nemad ei tee väga vahet nagu, et Bitcoin versus altcoinid, meie ise ka samamoodi, ma vaatan, kui ma esimest kord ostsin, ma ostsin kohe mingi 15 erinevat coin'i või midagi siukest, et alguses ei saa ju aru, ei tea, aga lõpus kuidagi kui sa siin sees oled, siis mingi tekib see arusaamine, et ikka Bitcoin on ikka nagu teistsugune loom ikkagi. Jah, aga lähme selle juurde, sa ennem nagu mainisid, sa hakkasid siis põhimõtteliselt juba, kui Bitcoin veel maksis mingi $7, hakkasid ostma ja siis sa kujutasid, et siin 2025 sa võid minna kohvikus rahulikult Bitcoini eest kohvi osta ja kõike seda, on ju. Aga kuidas sa nagu täna tunned, kui sa Bitcoini vaatad, et kas see võiks realiseeruda see idee ikkagi veel, et sa saad reaalselt kasutada seda maksevahendina või ta jääbki pigem mingisuguseks lihtsalt selliseks kullalaadseks varaks? Kust me saame Tallinnas kohvi osta Bitcoiniga? Ma ei tea ühtegi kohta. Ma tean, et mu endise tööandja kontoris YOLO grupis on ju, seal kohvikus saab maksta krüptorahaga, aga mitte Bitcoiniga, et USDC. Aga minu arvamus on, et tõenäoliselt ma ei saa kunagi tulevikus vähemalt Bitcoiniga kohvi osta kusagil. Okei, Bitcoinis on olemas Lightning Network, aga ma ei tea, kas on liiga vara öelda, aga mul on tunne, et see on läbi kukkunud, selles mõttes, et ta ei ole saanud nagu piisavalt suurt adoptionit. Ma ei näe, et ma ei tea, kui te vaatate krüptovalletid on ju, siis kõik krüptovalletid, mis Bitcoini toetavad, kas nad toetavad kõik Lightningit? Ei toeta. Et just siin nädal tagasi ma ostsin nagu Bitcoini endale juurde. Hind kukkus palju, ma ostsin endale pool Bitcoini juurde. Ja siis ma tahtsin kasutasin Krakenit ja tahtsin Krakenist siis withdraw ida oma ledgeri peale ja mõtlesin ka on ju, et Lightninguga saab, aga ei saanud. Nii et kui sa mõtled, et 2 suurt ettevõtet, Kraken ja Ledger ja kui nende vahel ei saa teha... Seal tekib see probleem, et Lightning täna on ikkagi suurelt jaolt nagu custodial, ehk sa usaldad kedagi teist võtmetele, et Ledgeri eesmärk on ju sul ikkagi see, et sa hoiad ise oma võtmeid, et siis ongi see, et nagu seal tekib see vastuolu, et see üks asi on see on-chain Bitcoin ja teine on siis Lightning Networkis olev Bitcoin, et Lightningus sa võid küll ise ka Lightningi node'i jooksutada, ma olen jooksutanud seda, mis ei ole tegelikult väga keeruline isegi. Ja seal on lihtsalt see, et sa pead mõtlema selle likviidsuse peale, et see on see maksekanalite süsteem, et palju sul makseid saad vastu võtta, palju saad välja saata, et kui sa näiteks paned sinna channelisse, paned omale 0,1 Bitcoini, siis see tähendab seda, et sa saad 0,1 Bitcoini välja maksta, algus, kui sa selle kanali avad nii-öelda, kuidas pidi see oligi? Siis sa saad põhimõtteliselt selle 0,1 Bitcoini välja maksta, aga sa ei saa makseid vastu võtta, siis sa peaksid kõigepealt maksad välja, siis sul tekib see inbound balance, et sa saaksid üldse makseid vastu võtta, siis ongi see, et sellepärast ongi see täna nii custodial, sest et keegi väga ei viitsi sellega tegeleda, et manageerida seda likviidsust, nende sisse tulevat ja väljuvat likviidsust, et siis, aga ütleme, see custodial variant on tegelikult minu arvates väikesteks makseteks nagu ideaalne, näiteks, ma ei tea, Wallet of Satoshi, ma saadan sulle vähem kui sekundiga on see raha sinu walletis Strike'ist, näiteks mina ostan Strike'ist Bitcoini, siis sealt samamoodi, kui ma tahan Wallet of Satoshisse või kuskile saata, saadan sealt sekundiga plaks kohal, seal on need sellised head sõbralikud kasutajanimed ka, et nagu emaili aadress on sul Lightningu aadress, kuhu sa Bitcoini saad saada, et nagu selles suhtes on päris mugav kasutada ja mina veel maha ei ole laitnud Lightningut, kuigi ta on selles mõttes on ta vist on nagu vähem detsentraliseeritumaks muutunud võrreldes sellega, mis ta alguses nagu lubadus oli, aga suures plaanis tegelikult ta töötab ja nagu ma olen siin demonstreerinud ka vahepeal, et siuke
paar lahedat veebilehte on internetis, kus sa näiteks võid, ma ei tea, Šveitsis kellegi kasse toita, et saadad lightninguga, sa saadad, reaalajas saadad QR-koodile plaks Bitcoini ja hetke pärast saavad kassid süüa kuskil, et tegelikult ta selles mõttes toimib, aga jah, kas ta 8 miljardile inimesele päris toimima hakkab, seda pigem isegi kaheldakse, on ju, aga ma olen ise ka on ju kasutanud, aga ma arvan, et fakt on see, et seda adoptionit siiamaani pole tekkinud ja ma arvan, seal on nagu erinevaid põhjuseid, üks on võib-olla see keerukus, teine on üldse, et kui me mõtleme Bitcoini peale, et kas sa tegelikult tahad, on ju, kas ma tegelikult tahan Bitcoiniga kohvi osta? Minu vastus on, et ma ei taha isegi, kui see oleks nagu kiire ja ilma igasuguste feedeta, sellepärast, et ma mõtlen selle peale, et kui ma täna kulutan 5 eurot Bitcoinides ära, et siis aastal 2030 võib-olla see on 100 eurot, on ju, mis ma ära kulutasin, et ma ei taha seda nagu teha. Et pigem ma tahaksin kasutada siis jah, mingit krüpto nagu stablecoin'i, et ma ei tea, krüptoeuro või mis iganes on ju USDT, USDC, et vähemalt ma isiklikult nagu mõtlen selle peale niimoodi, et miks ma siis maksan mingi asja eest Bitcoinidest, kui see vara väärtus kasvab suures plaanis, et ma parem maksan mingi valuutaga, mille vara väärtus siis ajas ei kasva. Et see on murust üks. Siin on see aspekt ka, et mis asja aitab seda perspektiivi panna, et meil siin Eestis on nagu fiat raha nagu perspektiivis on üks maailma kõige paremini toimivaid raha- ja pangandussüsteeme, aga mitmel miljardil inimesel ei ole seda. Nii et näiteks seal Aafrikas, kus elad kuskil seal täiesti nagu vaesuse augus, seal on mingite inimeste jaoks on juba see elu ja surma küsimus, et saad teha nagu, seal on nagu nutitelefonid on juba olemas tegelikult juksed algised Aafrikas ka nagu mõndadel vaestel inimestel. Ja siis tänu Bitcoinile on olemas neil võimalus, nad saavad ligi nagu sellisele digitaalsele nagu maksesüsteemile, kuna neil ei ole seal pangandust absoluutselt. Ja ma mäletan, et aastaid tagasi käisin Bitcoini konverentsil USA-s ja siis seal üks ettevõte rääkis, et nad on kohe-kohe välja tulemas, siis on ju nii-öelda stablecoiniga, mida sa saad Bitcoini Lightning Networki peal jooksutada. Ma ausalt öeldes, ma ei ole uurinud, kas nad on sellega välja tulnud, aga vähemalt see ei ole jõudnud minu teadvusesse, et selline asi olemas oleks kusagil. Järelikult isegi kui see eksisteerib nüüd, siis ta ei ole nagu saavutanud seda mass adoptionit, aga kusjuures just siin viimaste kuude jooksul äkki jõudis ju Tether jõudis Bitcoini Lightning Networkile. Okei, see on midagi, mis ma näeksin, et kui ma seal kuskil Aafrikas olen ja mul puudub nagu pangasüsteem, et mida ma siis hea meelega kasutaks, et mul on see stabiilne nagu hind on ja ma ei pea selle hinna muutumise pärast muretsema, aga samas ma saan nagu kõike seda Bitcoini turvalisust ära kasutada, ma saan selle Lightning Networki kiirust ära kasutada, et kui kõik need nagu kokku panna, ma arvan, see oleks nagu see killer kombo, mis mida inimesed päriselt kasutama hakkaksid. Tõenäoliselt see sinnapoole liigub ka vaikselt, et kui nüüd Tether alles nüüd sinna läks, on ju tõesti enamus rahakotte veel seda ei toeta, aga vist juba see Blockstreami Aqua wallet äkki toetab seda, on ju, et sul ongi mitu balance'it, seal on osa Bitcoinis, osa on Tetheris, osa on Liquid Bitcoin veel üldse ja see on mingi omaette loom, on ju. Et jah, ma usun, et see pigem ikkagi sinnapoole liigub, et sul on nagu, milleks mul peaks olema rahakott, kus mul on 10 erinevat coin'i, millega siis seal mõtled, vaatad, mille hind tõuseb või langeb, on ja sama hästi mul võiks olla lihtsalt üks rahakott, kus mul on Bitcoin on selle jaoks, et oma vara säilitada ja siis mingi Tether või mingi asi on seal peal, mida siis kulutada igapäevaselt, on ju. Et kui me räägime igapäevastest nendest ostudest, on ju krüptorahaga, siis üks asi veel, mille ma välja tooksin, et kui ma olen nagu toote inimene, ma mõtlen nagu toote perspektiivist, et kui lihtne on ju mul maksta millegi eest oma pangakaardiga praegu, ehk kui kasutan mobiiltelefoni viipemaksat versus kui lihtne mul oleks krüptoga maksta, siis tegelikult suhteliselt raske on disainida lihtsamat maksekogemust, kui praegu nende viipemaksete puhul on, et sa lähed on ju kohvikusse, telefoni välja, paned kuskile vastu, kõik on ju, et krüpto puhul, kui nagu täitsa ausad oleme, siis see makse ütleme, kogemus on tänapäeval ikkagi halvem, et sa pead telefoni lahti tegema, avad mingi äppi, siis sa pead avama selle QR-koodi skänneri, sa pead kuskile seda pointima, et see on kõik palju rohkem samme kui see, et võtad telefoni ja puudutad midagi, et ma tahaks näha, et me jõuame krüptowalletitega sama kaugele, et jah,
katsud oma telefoniga mingit asja. Pole vist takistust sellele otsa. Tegelikult tehniliselt see on see täiesti tehtav ja et nagu. Et jah, ma olen nõus, et takistust ei ole, aga ei ole nagu näinud, et seda kasutatakse niimoodi. Mingi koha peal ma ise näiteks tunnen just internetimaksete puhul, kus mul on vaja internetis millegist maksta, siis ma hea meelega tegelikult maksaks Lightninguga, et ma skänningi selle QR-koodi oma Lightningu rahakotiga ja plaks, mul on raha makstud selle asemel, et ma pean hakkama sinna mingid krediitkaardi andmeid kuskile panema, on ju enda isiklikke andmeid lekitama mingile veebilehele, kuhu ma võib-olla ei tahaks isegi üldse oma andmeid sisestada, et siis nagu selle koha pealt mina näen küll, et oleks nagu väga palju mõnusam, kui ma saaksin Lightninguga lihtsalt maksta, et noh. Kas või isegi Postimehes need tasulised artiklid on ju, et miks ma pean kuskile sisse logima ja mida 10 sammu veel tegema, mingeid subscriptioneid, kui ma võiks lihtsalt ühe QR-koodi oma Lightningu rahakotiga skännida ja loen seda artiklit. Kui mina tulevikku mõtlen, siis ma tahaksin, et mul oleks, mu brauseril oleks oma wallet, on ju, millele ma oleks andnud õiguse, et minu nimel maksta mingit asjadest, et näiteks ma ei tea, sa oled Postimehe või Delfi lehel, et need on väga uudiste lugemise kogemus on üldse väga tsentraliseeritud hetkel, et sul võiks ka olla nagu detsentraliseeritud uudised, kus ükskõik, kes saab nagu uudise kirjutada ja siis see brauser võib-olla võiks maksta talle selle iga kord, kui ma klikin lingile, avan selle uudise, siis brauser võikski maksta üle Lightningu networki. Kas sa Nostrit oled kasutanud? Ei ole kasutanud. Noster võimaldab sellist asja. Tegelikult on näiteks Chrome'il on olemas Albi selline laiendus, mis ongi rahakott nii-öelda, Lightningu rahakott, et ja siis Nostris on see, et Noster on nagu, ta on protokoll, aga sinna pealmine rakendus, mis praegu on ehitatud, on siis Twitteri-laadne selline sotsiaalvõrgustik ja siis seal on näiteks olemas see, et sa saad tippida Bitcoini Satoshides on ja seal ongi, sa võid niimoodi tippida, et võetad seda tippimise nuppu, siis tuleb see brauseri laiendus lahti ja sealt confirm'id lihtsalt ja või isegi sa võid vajutada, et nagu igavesti confirm'ib, et iga kord, kui sa tipid, siis automaatselt juba sealt maksab sulle, et nagu, et tegelikult need lahendused vaikselt tulevad ja noh. Ja ma ütlen, et tegelikult see uudiste lugemise kogemus, seda saaks ka väga hästi Nostri abil nagu lahendada, et ja samamoodi see maksmine ja kõik, et tegelikult neid nagu lahendusi taustal ehitatakse päris aktiivselt nagu, aga jah, mainstreami veel ei ole jõudnud, et see on niisugune, ütleme mingi 90ndate interneti kogemus või siiamaani, et üldse ma veel tahaks öelda, et kui mõelda, et kuidas maailm töötab, on ju, väga palju asju töötab mingit moodi tänu sellele, mismoodi minevikus olid mingid piirangud, et kus mõtled, et miks enamus inimesi saab 1 kord kuus palka, saab palka 1 kord kuus sellepärast, et vanasti maksti sularahas palka ja tüütu oli ju tihedamalt seda välja maksta, et krüptoraha puhul, kui me räägiksime, et kui kõik kasutaksid Lightningu, siis sa võiksid saada 1 kord päevas, võiksid 1 kord minutis, 1 kord sekundis saada palka, et ma arvan, et see oleks nagu kokkuvõttes palju parem kogemus, et ma ei tea, kui sa oled mingi pensionärist Jota seal poe taha lähed ja kõik oma kuu pensioni maha, on ju, kui sa saad kord kuus pensionit, siis sul raha pole enam kuu aega, aga kui saaksid iga päev natukene või iga minut natukene, siis sa vähemalt teaksid, et homme sul on jälle natukene raha, et sa nagu keegi manageeriks sinu eest, kokkuvõttes saaksid enne sama palju raha. Ma arvan, et kui niimoodi mõelda asjade peale, et miks nad on, kuidas nagu muuta, tegelikult on nagu hästi palju lahedaid võimalusi, mida saaks paremaks teha. Jah, logid oma töökeskkonda sisse ja siis hakkavad Satoshid striimima sulle kohe ja vist jooksevad, jah. Et seda ma tean, on natuke rakendatud ka mingite podcastide teemal, et Fountain on selline huvitav podcasti äpp, kus saad ka nagu Bitcoiniga siis neid podcasti loojaid toetada ja siis minu arust seal oli see funktsioon olemas, et sa striimida Satoshisid, et sa panedki selle samal ajal, kui sa kuulad, siis automaatselt kantakse kogu aeg iga sekundi eest mingi Satoshi või midagi sellist nagu, et sellised päris ägedaid lahendusi on tegelikult ja ehitatakse. Et jah, aga see on tulevik. Või näiteks ma nägin ühel konverentsil oli elektriautode laadimise lahendus oli selline, et kus autol siis oli oma Bitcoini wallet, on ju, Lightningu wallet ja siis kui sa panid selle laadima, on ju, panid selle juhtmise taga, siis ta striimis nagu ka neid Bitcoine selle eest, et iga sekund saatis nagu natukene üle vastavalt sellele, kui palju ta siis elektrit sai, et lihtsalt inimesed pole harjunud veel niisugust asjaga, et ei suudeta nagu mõelda rahast niimoodi, mõeldakse nende vanade mallide järgi. Jah, et selles suhtes tegelikult see, ma arvan, et see kasutaja kogemus läheb veel kindlasti väga-väga palju paremaks, aga jah, lihtsalt jah, nüüd ongi küsimus, ma arvan, jõuamegi selle küsimuse juurde, et mis on raha, on ju, et jah, et kas sa tahad seda Bitcoini kulutada, kõik see, on ju, et noh, aga ma küsin siis nii, et
mis on sinu arvates raha üldse? See on väga keeruline küsimus, et jah, on need ametlikud definitsioonid, kus on, ma ei tea, mingi 8 erinevat asja, millele sa peab vastama, aga minu arvates raha on lihtsalt midagi, mida saad kasutada teiste asjade on ju ostmiseks. Et see on nagu peamine kriteerium minu jaoks, ja siis sa hakkad nagu mõtlema, et okei, et ma ei tea, kui ma kasutaksin puulehti on ju mingi asja ostmiseks, et miks see halb mõte on, võib-olla sellepärast, et puulehti on nii palju on ja järelikult neid peab kuidagi saama kontrollida. Kui ma kasutan suvalisi paberlipikaid, miks see halb mõte on, võib-olla sellepärast, et igaüks võib selle suvalise paberlipiku joonistada on ja siis sealt tulevad välja nagu mingid asjad, mis see nagu raha on, aga kui me Bitcoinist räägime, ma ausalt öeldes arvan, et nagu tavalise inimese jaoks ütleme 10 aasta pärast kasutad mingeid pangateenuseid, võib-olla need kõik pangateenused on ju plokiahela põhised ja tavalisel inimesel on täiesti nagu suva, et kas see on plokiahel või mingi, nii nagu tänapäeval hoitakse kuskil andmebaasides tavalistes mingeid asju, et tavalise inimese vaatepunktist täiesti suva, peasi, et kõik oleks turvaline ja võimalikult lihtne, et selles mõttes ma arvan, et tulevikus kasutamegi plokiahelat, aga ta on nagu nähtamatu sükene kiht, et ega sa täna ka ei tea, et mis tehnoloogiat su pank kasutab, et mingit andmebaasi kuskil hoida, et sa ei peagi nagu teadma ja tulevikus sa ka ei pea teadma, on kindlasti mingi väike hulk inimesi, keda see huvitab ja kes teavad, nagu meie siin võib-olla, aga enamustel inimestel on nagu suva, mis asi on raha ja kuidas see töötab, peaasi, et seda saaks kasutada. Nüüd meie siin ruumis teame, et võib-olla Bitcoin ja plokiahel, et see on nagu turvalisem raha ja parem raha, aga tavalisel inimesel on täiesti suva sellest ja ma arvan, et peamegi jõudma sinna, et see kasutuskogemus oleks selle Bitcoini puhul vähemalt sama hea kui praeguse raha puhul, et ütleme, kui me saame kasutuskogemuse sama heaks ja me teame, et turvalisusaste on juba nagunii parem, siis ongi kind of no-brainer, et pangad ka hakkavad seda ühel hetkel kasutama. Jah, eesmärk oleks lõpuks jõuda sellise maailmani, kus et inimesed ei pea mõtlema selle raha peale, et mis asi see on või nagu ütleme, et kui me jõuame Bitcoini nagu standardini, siis see oleks nii nagu loomulik igapäeva asi, et see, et meie praegu siin räägime, on sellepärast, et see fiat rahasüsteem on nii halb ja siis üritame nagu mõista seda, miks see nii halb on ja miks see Bitcoin parem on, aga ütleme, et kui tulevikus kõik inimesed Bitcoini kasutavad, siis ilmselt sellest saab siuke nagu nii tavaline osa nagu meie kõigi elus, et keegi ei mõtle selle peale iga päev, et mis see on ja kuidas see töötab. Samamoodi nagu mobiiltelefon on praegu, et enamus inimesi ei tea, kuidas see töötab, aga selles on midagi halba. Peaasi, et töötab, on ju. No mina näen näiteks sedapidi ka, et nagu et täna on meil maailmas vist umbes 121 erinevat valuutat, nagu reaalselt erinevad rahvusriikide rahad ja et nagu minu arust see süsteem on nagu küll täiesti ajast arust, et nagu selles suhtes meil oleks ikkagi vaja mingit globaalset valuutat ja eks mitte ei võiks see Bitcoin olla, mis on juba loomult ka internetipõhine, et kui nagu enamus majandust kolib nagunii internetti, et siis oleks nagu loomulik samm see, et me läheme sellise ühtse valuuta peale ja et me ei pea mõtlema mingi valuuta konverteerimise peale ja mingite muude selliste asjade peale, et oma maksete ja asjade tegemisele. Enamus ajaloost täitis kuld seda rolli. Kuld oli see ühtne nagu raha. Nüüd viimased 100 aastat pole see enam olnud ja tundub, et Bitcoin on seda kohta nüüd uuesti hakkamas täitma. Ma ütlen jah, et kui sa vaatad nagu neid edetabelid, et maailma top suuremad valuutad, siis Bitcoin on seal juba mingi top 5 vist, ma just, mis seal on. 5 piiril kuskil, jah. Kuskil on ju dollar, euro, jeenid, ma ei tea, inglise nael ja võib-olla siis ongi juba Bitcoinid. Et selles mõttes, mõnes mõttes ta on juba nagu tekkinud selliseks muutunud rahvusvaheliseks nii-öelda mingiks reservvaluutaks, et ma ei tea, viimati, kui ma vaatasin see maailma kogu kulla ja kogu Bitcoini see vara vahe oli võib-olla, et kulda oli mingi 15 korda rohkem, nii et ütleme, kui Bitcoini hind tõuseb seal mingi 15 korda, et siis põhimõtteliselt ta nagu flipiks selle maailma baasvara nii-öelda kulla nagu ära. Kulla market cap on 20 triljonit vist kuskil. Tegelikult nüüd on rohkem isegi, nüüd on tõusnud, jah, nüüd on rohkem. Kuskil 10 korda on siis Bitcoiniga vahe praegu. Ja mingi, ma ise kasutan, mis on 8 market cap .com vist siuke veebileht, kus reastab kõik nagu maailma suured varad ja sealt on alati huvitav vaadata, et Bitcoin on umbes sama suur kui mingi, ma ei tea, mingi Facebook tänapäevaks natukene suurem on ju, aga samas siis vaatad, et okei, et
Apple, mis on maailma kõige suurem ettevõte oma koguväärtuselt praegu, et nemad on nagu üksinda mingi 2-3 korda suuremad kui Bitcoin ehk et paneb nagu asjad omavahel nagu perspektiivi, et põhimõtteliselt just kui Apple tahaks, ta võiks nagu maailma kõik Bitcoinid ära osta, kui see ei mõjutaks seda turuhinda, kui ta neid ostma hakkab, et mõnes mõttes nagu siuke silmi avav võrrelda neid omavahel. Hiljuti just oli mul üks vestlus ka perekonnast ühe inimesega, kes nagu ka on nagu Bitcoini ei usu ja siis tema nagu üks vastuväide oli ka see, et umbes, et Apple võib tulla ja Bitcoini üle kontrolli võtta lihtsalt sellega, et ta ostab mingi kõik Bitcoinid ära või midagi, aga nagu minu arust see on nagu natuke jabur, et esiteks, et kuidas ta need kätte saab, on ju, et see Bitcoini see tähendab, et kõik peavad müüma ka siis talle. Kõik peavad müüma ka ja isegi kui ta nüüd kõik need Bitcoinid ära ostab, on ju, mis on ka võimatu, siis ütleme nii, et mina ei müüks oma Bitcoini Apple'ile. Täpselt, ja seal ongi see, et kui ma vaatasin seda jaotust ka Bitcoinidele, et kuidas Bitcoinid täna jaotunud on, siis vist 74% on ikkagi nii-öelda üksikisikute käes või nagu ei ole mingite organisatsioonide ega riikide käes, on ju, et ma arvan, neid hodlereid on nii palju, et nagu nende käest neid kätte saada on suhteliselt võimatu, et isegi kui see Apple tuleb, on ju, lajatab sinna 2 triljonit lauale, ütleb, et ma tahan nüüd, ma ei tea, 1 miljon Bitcoini osta või palju selle eest saab, siis siis kui ta ostma hakkab, siis see hind lihtsalt jookseb talle eest ära, on ju, et ta ei saa lõpuks ikkagi seda kogust kokku, mida ta sinna ostma tuli. Et see on raskem kui see, kui ta tahaks mõnda ettevõtet ära osta, sest et siis, kui ta tahab mõnda ettevõtet ära osta, ta lihtsalt räägib läbi nendega, kellel on enamus osalus selle ettevõttes ja siis kui nemad otsustavad, et müüme, on ju, siis müüaksegi maha ka Bitcoini puhul, kuna on see detsentraliseeritus ja iga mees lõpuks ise otsustab, et kas ma müün või ei müü, siis ma arvan, et väga paljud ei müüks just sellepärast, et okei, ma ütlen, et kui Apple juba hakkab siin kokku ostma, siis ma praegu ei müü, et võib-olla need on siis hiljem 10 korda rohkem väärt. Jah, et selle koha pealt ja see selline risk on minu arust nagu ikkagi väga minimaalne, et nüüd mingi ettevõte või riik nii-öelda kaaperdaks Bitcoini, et see on juba see rong on tänaseks sõitnud mööda võib-olla hindad. Hiina on natuke üritanud seda teha vist, aga nad ei ole väga kaugele jõudnud sellega. No kaevandamine keelati selle ära mingi paar aastat tagasi, aga mis juhtus see, et mingi pooled kaevandajad, kes olid Hiinas, kolid lihtsalt mujale ja ülejäänud pooled jäid ikka siin alles vist või midagi siukest. Ja see difficulty langes päris palju mingil hetkel, aga see paari kuuga juba oli tagasi, tasemel. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Kas te tegelete kaevandamisega ka? Tahaks tegeleda, aga see ei ole majanduslikult nagu tasuv siin Eestis. Kusjuures mina tegelen kaevandamisega natukene, lihtsalt alustasin ka, et nagu näha, kuidas see töötab, et mul on Bitcoini kaevandamisega. Jah, et kaevandan, Eestis on see ettevõtte Greenbit Energy, kellel on Saaremaal siis oma konteinereid, nad toodavad siis ise. Kusjuures oleme ühe nende asutajad ka isegi natuke vestluses olnud, üritanud seda podcasti saada, aga ei ole kuidagi klappinud ajad ja muud asjad. Jah, väga lahed tüübid on, et ma tunnen siis neid inimesi, kes seda teevad, et kindlasti soovitan veel see üks asutajatest ja ta ostis neid Donald Trumpi NFT-sid ja siis ta käis seal Miamis Donald Trumpiga kohtamas. No, okei. Et aga jah, et siis ma hoian oma kaevandajaid seal ja siis nemad põhimõtteliselt manageerivad neid, et see on siis üks koht, kus ma kaevandan ja siis teine on, et USAs kusagil Colorados, et ma olen siis ühe ettevõtte osanik, kes siis, et me otsisime kamba peale, et kus tasub elektri hinna suhtes on ju kaevandada ja siis leidsime USAst ühe koha, kus seda saab teha, et ausalt öeldes ma alguses on ju pidasin siis on ju arvet ka, et palju ma teeninud olen sellega ja nii edasi, aga paljud inimesed, kes siis enne mind nagu, keda ma tundsin, kes enne mind nagu olid kaevandanud, siis ütlesid, et kui nad oleksid sellel hetkel, kui nad kaevandamist alustasid, kui nad oleksid sama raha eest Bitcoini ostnud, et siis nad oleksid praegu rikkamad ja ma arvan, et minu puhul tõenäoliselt sama asi nagu peab ka paika, et kui sa tahad lihtsalt raha teenida, pigem DCA on ju sinna Bitcoini sisse, aga kui sind huvitab see tehnoloogia ja tahad teada, kuidas need asjad töötavad, siis tasuks kindlasti nagu vaadata ja proovida. Mul kunagi oli üks Antminer S9, millega ma lihtsalt kütsin ühte tühjana seisvat korterit. Selle jaoks töötas väga hästi. Maksis elektri kinni ja midagi jäi veel peale ka. Kui sa saad on ju kaks ühes, et sooja toa ja
Bitcoini ka veel ja, ja hiljem, kui mul seda enam vaja ei läinud, siis ma selle Antminerist sain ikka sama palju raha ka, mis ma tõesti algselt maksin, et selles suhtes läks nagu hästi. Kusjuures need hinnad ongi sõltuvad pigem Bitcoini hetkehinnast kui mingitest teistest asjadest. Ja. Aga sa mainisid, sa kaevandad kuskil USA-s, aga siin on ju räägitud ka, et kuskil, ma ei tea, Põhja-Rootsis või Norras on ka vist väga soodsad elektrihinnad, kas seal ei ole niisugusi kaevandamisvõimalusi? Tõenäoliselt on, aga ma arvan ka, ma olen nagu niisugune mini kaevandaja, et meil on seal seltskonna peale võib-olla paar mingit masinat, aga kunagi, kui uurime neid erinevaid kohti, ma tean, et käisid läbi ka niisugused kohad kuskilt Rootsist ja nii edasi, aga siis tavaliselt seal on vaja suuremaid kogused, et sa pead kohe mingi, ma ei tea, minimaalselt 10, aga võib-olla mingi 50 masinat on ju soetama ja tavaliselt siis, mis oli veel nagu ühine muster, et kõik tahavad, et sa ostaksid need masinad ka läbi nende, et sa ei saa, et lihtsalt oma masinaid sinna saad, sest nad ütlevad, et siis me ei saa siis garanteerida, et võib-olla sul midagi, masin läheb katki, siis sa süüdistad meid, et me tegime midagi, aga tegelikult sa ise saatsid meile juba poolvigased masinad. Okay. Soomest tuli hiljuti mingi uudis just, et kasutavad ka ju Bitcoini kaevandamisest tulenevat soojust majade kütmiseks, et kus mingi 10 000 majapidamist äkki juba saab oma sooja sealt, et see oli ka päris äge. See oli ka muidugi mingisuguse USA ettevõttega koostöös vist minu arust see kaevandamine. Murust Eesti riik peaks ka mõtlema nagu suuremalt ja innovaatilisemalt ja riskima rohkem, et selles mõttes miks mitte, meil on ka oma mingid põlevkivi elektrijaamad ja miks mitte panna need, mitte selle asemel, et nad seisavad vahepeal, kui ei ole piisavalt soodne sealt nagu seda toota ja mujalt sisse osta, et nad võiksid kogu aeg töötada, me võiksime riigile kaevandada Bitcoine, võib-olla siis jääksoojuse ka müüksime seal kõrval olevatele mingitele linnadele, asulatele maha, et ma arvan, et tasuks mõelda nagu niimoodi, ma ei tea, kas ta saab kutsuda originaalseks mõtlemiseks, aga teistmoodi kui ülejäänud Euroopa riigid, et ma mäletan veel 90-ndatel, kui minu nagu lapsepõlv suuremas east möödus ja tuli see tiigrihüppe ja siis nagu oli niisugune uhke tunne oli eestlasele ja tundus, et innovatiivne ja nii edasi on ju kõik. Tänapäeval hakkab tunduma natuke niisugune stagnatsiooni tunne, et me ei saa midagi lahedat teha, sellepärast et Euroopa Liit näiteks ütleb teistmoodi, et ma tahaks ikka nagu, et Eesti leiaks need moodused midagi lahedat ja innovaatiliselt teha, et kas või see El Salvador on ju hea näide, et enne seda, kui nad selle Bitcoini oma ametlikuks valuutaks tegid, ega keegi eriti ei rääkinud rahvusvahelisel areenil nendest ja nüüd nad on nagu sihuke väga palju kasu saanud, ma arvan, sellest tükkest, et miks mitte Eestil midagi sarnast välja mõelda. El Salvador juba turismi pealt teenib päris palju rohkem miljardeid, kui ta ennem teenis. Bitcoini turism. Jah, see on seal küll teemaks, jah. Aga jah, selles mõttes ma olen täiesti päri sellega, et Eesti riik oleks Bitcoin 90-ndatel tulnud ja need ideed laual olnud, siis võib-olla oleks Eesti... Me oleks kindlasti maailma number 1 riik Bitcoinis. Aga täna on ja kuidagi Eesti on niisuguse sabas sörki ja rolli võtnud ja natukene nagu ühtegi julget lüket ise ei tehta väga, et seda on tõesti kurb näha nagu. Praegu see seltskond, kes seal nagu puldis on, neil on niimoodi, et kui Brüsselist käsku ei tule, siis seda ei juhtu. Just nii ongi. Ja Brüsselis seda käsku, et hakake rahvuslikult Bitcoini kaevandama, vist ei tulegi kunagi. Ma arvan, et kui see peaks juhtuma, siis nad kohe 2 käega jooksevad, et jaa, meil oli ammu plaanis juba ja... ja. Okay. Me rääksime, kui ma sulle kirjutasin, siis rääksin sihukesest temaatikast, et võiks arutada seda ka, et miks traditsioonilised investorid üldjuhul veel siiamaani Bitcoinist eemale hoiavad? Jah, ütleme, et kõigepealt, kes on traditsioonilised investorid, ma arvan, et kuni see oli siis eelmise aasta jaanuar, kui need Bitcoini ETF-id tulid ja värgid, et nad hoidsid eemale lihtsalt selleks, et nad ei saanudki sinna ligi, nendel olid takistused tehtud. Aga ma arvan, et kõige suurem probleem, millele ma ütleksin, mina ei oska nagu 100% vastata ja ma arvan, et puudub ka ühtne seisukoht maailmas, et kui sa küsid on ju Bitcoini kohta majandusprofessoritelt ja majandusteoreetikutelt, kes ma ei tea, on saanud mingi Nobeli preemiaid ja ütled, et kas
Bitcoin on siis nagu uus raha ja kas see on nagu tõsiseltvõetav asi, siis on ju naerdakse sind välja, aga samas meil siin laua ümber ja paljudel teistel on nagu tunne, et ikkagi on nagu uus asi, aga seda ei osata nagu defineerida, et mis see intrinsic value on või mis selle nagu väärtuse sellele siis annab. Ma arvan, et see on nagu üks probleem traditsiooniliste investorite vaatepunktist, et kui ma ostan mingi firma aktsiaid, on ju, ma ei tea, ostan Tallinna Kaubamaja aktsiaid või ostan Tallinki aktsiaid, mis iganes. Kui need firmad lähevad pankrotti, siis nendel firmadel on mingid varad ja ma tean, et aktsionärina siis vähemalt kui ma kõike raha tagasi ei saa, ma saan need varad müüakse maha ja ma saan nagu midagigi tagasi, et nüüd on see küsimus, et mis see Bitcoini väärtus on ju, kui midagi, ma ei tea, juhtub selle võrguga, et kuna seda väärtust justkui on nagu raske näha, siis on ka raske võib-olla nendel traditsioonilistel investoritel nagu seda ideed endale maha müüa, samas ilma, et majandusteoreetikud oleksid nagu sellele suutnud vastata, siis minu arust praegu on juba näha, et ikkagi traditsioonilised investorid ka nagu lähevad päris kõvasti krüptosse, et see sama Bitcoini ETF-id seal USA-s on ju, et üle 100 miljardi vist on ju sinna juba raha liikunud. Ja siis ma just lugesin mingit artiklit Forbesist, et tehti küsitlus siis USA nende varahaldurite vahel, kes siis on ju soovitavad inimestele, et kuhu investeerida, et siis üle 30% nendest juba soovitas osa varadest krüptosse panna, Bitcoini täpsemalt, et kindlasti see on sinna poole praegu teel, et inimeste perception siis, kuidas nad mõtlevad sellest, et see oleks nagu muutumas. Ma arvan, see, et tulid need Bitcoini ETF-id, et see aitab sellele väga palju kaasa just tänu sellele, et kui alguses siis kui krüpto tuli, et siis kõik need suured investeerimispangad ja nii edasi nagu vaidlesid vastu ja tegid seda maha, et krüpto on nagu halb, siis nüüd nendel kõikidel on mitme miljardilised on ju krüpto Bitcoini fondid ja siis nad järsku on nagu poolt vahetanud, et nüüd on nemad need, kes telekas reklaamivad ameeriklastele, et osta nagu Bitcoini, et see on turvaline ja see on nagu kõige parem, ehk et läbi nende selle lobitöö, ma arvan, see jõuab siis nagu traditsioonilise investorini ka ühel hetkel ja siis jah, ma arvan, et see muutus on juba praegu käimas, et tõenäoliselt 5 aasta pärast me enam seda küsimust ei peaks küsima, et miks nad traditsioonilised investorid ei investeeri Bitcoini. Tundub küll jah, et need ETF-id ikkagi nagu kinnitasid siis investorile, et on mingi legitiimse asjaga tegemist, et see ei ole mingi päris skämm ja püramiidiskeem on ju, et kui enne nagu kaheldi, siis nagu kui ikkagi maailma suurim varahaldusfirma juba teeb ETF-i sinna peale, et siis nagu ju on mingi tõsine asi. Ja üleskutse Eesti riigile, ma tahaks oma pensioni ka, et ma saan nagu, iga inimene saab pensioni, sa saad sinna pensionifondidesse raha saata, sa saad pensioni investeerimiskontole ja siis ise sa saad otsustada, aga ma tahaks veel valikut, et ma saan Bitcoinides oma pensionit. Et praegu kõige lähedasem asi, mis sa saad teha, on teha see pensioni investeerimiskonto ja siis osta sealt mingit Bitcoini fondi, mida mina oma pensioniga ka tegin. Praegu vist kõige soodsamate halduskuludega on selline tikker nagu BITC EUR, on ProSharesi Bitcoini fond vist äkki oli kõige soodsamate kuludega, et mina jään seal oma pensionit, jah. Et natukenegi Bitcoinist nagu kasu saada oma pensionis, on ju. Aga tundub, vaata, suve oli selle tädi Maalile päris palju erinevaid samme, päris keeruline, et kui lihtsalt oleks, et sa saad oma kontole Bitcoine ja ma ei tea, näed oma pangakontolt, et nüüd mul on nii palju Bitcoine. Ma arvan, see oleks päris hea lüke, kuigi ma ise muretseks veel selle üle, et kus neid päriselt neid Bitcoine hoitakse, et see tädi Maali mingi telefonisse ei lase telefoni walletisse või ledgerisse neid Bitcoine panna, et mingi pank peab ikkagi seda hoidma. Riiklik Bitcoini rahakott igale inimesel. Ja, miks mitte, on ju? Ja siis riik garanteerib ka, et nagu eurodes, et 100 000 eurot. Mina arvan, et kõige õigem oleks ikkagi niimoodi, et kui me jõuame sellise maailmani, et iga inimene ise kogub endale pensioni. Ma arvan, et see oleks nagu see, kuhu me lõpuks võiks jõuda. Aga muidugi ma saan aru, et me oleme praegu ikka üpris kaugel sellest veel. Nojah, selles mõttes, et ei võeta sult palgast kuskilt maha, vaid igaüks siis, kui sa saad raha kätte, siis sa tead juba, et sa panedki Bitcoini näiteks selle, et see on su pensionifond, on ju. Muidugi sellega kaasab ka see, et sa pead ise hoolitsema oma nende tagavaravõtmete eest ja kõik see hoiustamine ja sa pead teadma, mida sa teed, on ju. Aga jah, see oleks kõige ausam ja õigem asi, kuhu lõpuks jõuda.
Fiat rahasüsteemis ei ole see olnud võimalik mingi 100 aastat, sest sa ei saa Fiateid koguda, sest see kaotab väärtus kogu aeg. Ja see siin ongi olnud nagu riigile ja poliitikutele siuke nagu väga hea koht, kus nad saavad lavale astuda, et nüüd meie hoolitseme nüüd sinu pensioni eest ja vali meid ja kõik see jutt, kuna tegelikult probleem on lihtsalt selles, et meil oli olnud toimivat rahasüsteemi mingisugune 100 aastat. Ma arvan, et tavalise inimese vaatepunktist see nende privaatvõtmete kaotamine on nagu ka päris suur probleem, millele head lahendust ei ole, et seda saab kas või selle põhjal öelda, et ma ei tea, arvatakse vist, et umbes 5 miljonit bitcoini on ju, mille privaatvõtmed on ära kadunud, et jah, kui ma mõtlen, et ma ei tea, ma hakkan 18-aastaselt enda pensioniks raha koguma ja siis ma pean kuskile mingid need 24 või 12 sõna nagu üles kirjutama ja siis kui ma olen seal 70, siis ma võtan need sõnad välja ja siis nagu matad oma talu kuskile trepi ette maha ja see on nagu, see ei ole vist väga nagu siuke halb. Mulle tundub väga, väga riskantne, et eks see kasutaja kogemuse koha pealt on ikkagi selline puudujääk veel on ju, aga eks ma arvan, nende lahenduste kallal ka töötatakse kas või need kuidas seda kutsutakse, et ühesõnaga sa kasutad veel mingit kolmandat osapoolt, kes hoiab näiteks ühtesid võtmeid, sinu käes on 2 paari võtmeid ja siis kui sa enda oma ühe ära kaotad või mis iganes, et siis on keegi teine, kelle abil sa saad ikkagi need kätte. Jah, kindlasti need lahendusi saab olema erinevaid ikkagi, et üks asi näed isehoiustamine või siis nagu Silver ütles, et mitme inimese peale. Jah, aga jah, siit siis meil vist aega ka vaikselt otsa saama, aga kõige suurem õppetund siis oleks Eesti riigil siin on ju. jah, et tasub, kuidas öeldakse, frontrunnida USAt, et kes teeb oma seda Bitcoini reservi. Jah, mis nüüd võeti vastu ka ju. Et tasub kiiremini ise ära teha, et kasu lõigata sellest. Jah, nii et poliitikud ostke ja kaevandage. Jah, valimised on varsti tulemas, pange midagi lubadustesse Bitcoiniga seoses. Ma teeks küll nii, jah, kui ma oleks poliitik. Vot nii. Meil ongi vist kõik. Kuule, aga lahed tulid ja sul on vist see Facebookis ka on ju mingi krüptoklubi lehekülg. On olemas krüptoklubi lehekülg, et võite minna Facebooki, otsige krüptoklubi ja siis seal, kui on mingid küsimusi, saab nõu ja abi küsida, aeg-ajalt on mingid üritusi, et siis postitame ka sinna. Ja kus sind ennast leiab ka Facebookist? Ma arvan, Facebook on jah parim koht. Kuulajad, vaatajad, kommenteerige, likeige, subscribe'ige, mida kõike veel. Ja olge mõnusad. Jep, tšau. Tšau. Aitäh.